Selles videos õpetame, kuidas korraldada üritust. Õpetus on jaotatud 12 punktiks, et oleks kerge ürituse korraldamise etappe jälgida. Iga etapi juures tutvustame põgusalt, millele tähelepanu pöörata ning küsime abistavaid küsimusi, mis aitavad ürituse korraldamisel. Ka meie alles õpime ürituse korraldamist. Jagame teiega ka meie poolt korraldatava Beyblade võistluse korraldamise etappe. Ürituste korraldamine algab sissejuhatuse ehk ürituse korraldamise põhjuse sõnastamisega. Selle punkti juures on sulle abistavaks küsimusteks, miks üritust korraldada, kellega üritust korraldada. Tähtis on saada aru, mis üritusi korraldada. Siinkohal aitavad sind noored, kes teab paremini, mis üritusel noored osaleda tahavad kui noored ise. NB. Noorte kaasamine ürituste korraldamisele võrdub suurema noorte osalusega üritusel. Meie korraldame üritust, sest Beyblade ja spinnerid on noorte seas väga levinud. Suuri Beyblade võistlusi on vähe ja noorte huvi võistluse vastu on suur. Hea on püstitada eesmärk, mida tahad saavutada ürituse korraldamisega. Eesmärke võib olla mitu. Abistav küsimus on, mida tahad saavutada selle ürituse korraldamisega. Püstitatud eesmärk peaks olema täidetud, kui üritus on läbi viidud. Meie ürituse eesmärk on õpetada Rae noortekeskuse noortele, kuidas korraldada üritusi ning näidata, et toredate ürituste korraldamine ei käi kellelegi üle jõu. Kui oled noor, kes usinalt üritus korraldada tahab, siis soovitame leida juhendaja, kes saab sind küsimuste korral abistada. Samuti peab mõtlema, kui palju on korraldajaid ja üritusega tegelejaid vaja. Hea on töö jagada korraldajate vahel. Abistavad küsimused on, kes mida teeb, kui palju tegijaid on vaja, kes üritust läbi viib. Programm. Välja tuleb mõelda programm ehk mis on ürituse sisu. Sind aitavad järgmised küsimused. Mida teed? Mis on ürituse sisu? Mis üritusel toimub? Mis üritus on? Siinkohal soovitame kirja panna esialgse mõtte. Ürituse programm võib korralduse käigus mitu korda muutuda. Uusi mõtteid tuleb alati töö käigus juurde. Meie oleme enda programmi punkti alla pannud kirja. See on Beyblade võistlus, millel on 2 gruppi, vanad beid ja uued beid. Enne võistlevad vanad, siis uued. Sisu on see, et Beyblade võistlevad turniiril. Ka meie programm võib veel muutuda. Ajakava annab nii sulle kui ka osalejatele põgusa ülevaate ürituse tegevusest. Ajakava peab olema konkreetne, lihtne lugeda ja silmatorkav. Ajakava koostamisel abistavad sind küsimused, mis kuupäeval, mis kell, kaua kestab ja mis toimub. Vastavalt üritusele tuleb valida selleks sobiv asukoht. Kohti, kus üritust korraldada, on palju. Noortekeskused, vabaõhukohad, staadionid, raamatukogud, spordisaalid ja palju teisi. Meie võistlus toimub koolivõimlas, kuna eelmisel võistlusel osales palju lapsi ning raamatukogu jäi kitsaks. Mõte, et tuleb rääkida võõraste tädide ja onudega, võib tunduda hirmust, kuid tegelikult on tegemist väga toredate töötajatega. NB. Ka ratastoolid inimesed soovivad üritusel osaleda. Küsimused, mis aitavad sul asukohta valida, on järgnevad. Kus korraldad? Milliseid tingimusi on ürituse jaoks vaja? Kellega pead ühendust võtma? Kas juurdepääs on kõigile tagatud? Ürituse korraldamisel tuleb põhjalikult läbi mõelda, millist varustust ürituse läbiviimiseks on vaja. Meie üritusel on vaja suuri Beyblade'i areeni. Beyblade'i areeni valmistamisel oli abiks noorsootöötaja. Küsimused, mis sind selle punkti juures abistavad. Mida on ürituse läbiviimiseks vaja? Mida on ürituse korraldamiseks vaja? Esiteks tuleb välja mõelda, kui palju midagi ürituse korraldamise juures maksab. Selle alla kuuluvad ürituse ruumirent, ajaminemad vahendid ja nii edasi. Kus selle raha saab? Võimalusteks on osavõtumaksud, toetused ja teised. Meie üritust toetavad sponsorid. Sponsoritele kirjutamisel
küsi abi noorsootöötajalt. Kui palju maksab, kust raha saab, kas üldse on raha vaja? On küsimused, mis sind aitavad. Selle punkti juures pead läbi mõtlema, milliseid pabereid sinu üritusel vaja on. Abistavad küsimused on järgmised. Kelle nõusolekut on sul vaja? Keda pead teavitama ürituse korraldamisest? Kuidas lihtsustada organiseerimist? Paberid, mida meie oma üritusel kasutame on registreerimislehed, tervitusankeedid, võistkonnalehed, turniiritabelid, diplomid. Selle punkti juures pead mõtlema, kuidas inimesed su üritusest teada saavad. Üritusel on erinevad sihtgrupid. Pead mõtlema, kuidas jõuab informatsioon sihtgrupini, kellele üritust korraldad. Sind abistavad küsimused, mis infot jagate, kuidas infot jagate. Meie reklaamime oma võistlust postritega, reklaamiga Jüri Gümnaasiumi raadios ning sotsiaalmeedias. Postrite kujundamiseks kasutasime internetist tasuta saada olevat programmi Adobe Spark. Tähtis on korralduse käigus leida aeg, mil saab tehtud tööd arutada. Seda nimetatakse reflekteerimiseks ehk peegeldamiseks. Reflekteerimine on tähtis õppimise osa. Selle käigus saad aru, mida uut oled õppinud ja mida saaksid paremini teha. Reflekteerimist aitavad küsimused, mida täna tegime, mida uut õppisime, kas midagi oleks saanud teha teisiti või paremini. Üritusele saad anda hinnangu alles peale ürituse toimumist, kuid korralduse etappe soovitame hinnata iga päev. Oleme jõudnud ürituse korraldamisega viimase punkti juurde. Nüüdseks peaks sul olema üritus valmis läbiviimiseks. Vaata üle kõik punktid, et ei tekiks ürituse käigus ebameeldivaid üllatusi. Soovitame mõttes või vestluse käigus üritus läbi mängida. Nii saab probleeme ennetada.